Tere! Minu nimi on Kristiina Prišenko ja olen Albu põhikoolis loodusõpetuse, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja. Hetkel seisan ma siis väliõppeklassi ees. Mis siis selle projekti eesmärk on meie kooli poolt? Eelkõige siis renoveerida loodusklass, mis tegelikult on praegu juba kujunenud nii, et see ei ole ainult loodusklass, vaid kõik meie kooli õpetajad saavad seda kasutada. Ja eelkõige siis oli ka see kindel, et kindlasti loodusmaterjalidega renoveerida, et mitte siis tänapäevaseid materjali kasutada, ja loomulikult kõhklusi oli hulgi. Aga tahe ja soov seda maja renoveerida oli nii suur. Me kasutasime siis savi tehnikas siis seina ehitamist, võtsime vana seina maha ja kasutasime siis neid vanu laudasid veel sisetöödes. Tegelikult Sveniga koostöö oli väga läbi mõeldud iga detail. See oli väga tulemuslik koostöö, sest kordagi ei tajunud, et oleks mingisuguseid komistuskivisid või midagi võimatut. Et minu meelest kõik takistused said ületatud ja isegi vaatamata ilmale, sest kevade väga pikalt venis ja me saime suhteliselt plaanitust hiljem alustada. Aga kuna meeskond oli nii suur, nii õpilased, õpetajad kui kogukond tuli appi ja saime üpriski kiiresti selle seina siis ära tehtud ja üleüldse renoveerida selle õppehoone. Mida me õppisime sellest? Kõige olulisem on see, et lapsed ikkagi said palju keskkonnateadlikumaks, et on võimalik, vägagi võimalik ehitada maju ka niimoodi, et sa ei pea poest palju asju ostma, aga sul peavad lihtsalt teadmised olema ja alati on need inimesed, kes neid teadmisi jagavad ja omavad. Ja just Sven siis oli esimestest ehitusmomentidest kuni siis lõpuni meile suur nõuandja, et me saime väga suurt kogemust, et tõenäoliselt ka täiskasvanud saisid väga palju kogemust. Hetkel siis viibime õppeklassis ja näitaksime siis, milline õppeklass hetkel välja näeb. Oleme siis paigaldanud siia täiesti uue saviseina. Seda materjali, mis siin puit nüüd sellest järgi jäi, kasutasime siis nii mööbli tegemisel kui põranda tegemisel. Põhimõtteliselt kõike saime kasutada, mis siin seinast me maha võtsime, vana puidumaterjali ja kasutasime kõikjal selles klassis. Ma kindlasti loodusehitust soovitaksin kõigile ja siinkohal siis tahaksin meie kooli poolt väga tänada Sveni, sest Sven oli siiski pidevalt oma teadmiste ja siis jõuga meile abiks. Ja juba praegult on õpilaste poolt olnud vastukaja, et see õppeklass on eriline koht ja lapsed tundides juba pidevalt soovivad lausa klassiruumidest ära, et siia võimalikult palju, et siin saaks tunde teha. Aitäh sulle, Sven, ja palju edu!